Oma eelmises saates rääkisime sellest, kuidas vabadussõjalaste põhiseaduse eelnõu rahvahääletusel üliveenva võidu sai. See uus põhiseadus asendas parlamentaarse võimu riigijuhi võimutäiusega. Kuid vabadussõjalaste põhiseadus on läbi ajaloo olnud ka ainuke põhiseadus, mis oma riigi rahvast täielikult usaldas. 1934. aastaga lõpeb ka Eesti Vabadussõjalaste Liidu legaalne tegevus. Peale 12. märtsi riigipööret asus liikumine põranda alla. Enamus Eesti Vabadussõjalaste Liidu juhte olid arreteeritud ja mõisteti ka 1935. aasta detsembris toimunud kohtuistungil süüdi. Osa vabadussõjalastest asus siiski uue režiimiga koostööle. Miks ja kuidas see kõik juhtus, sellest kohe lähemalt räägimegi. novembril 1933. aastal Võrus toimunud kongressil tehti Andres Larkale ettepanek hakata vabadussõjalaste kandidaadiks tulevastel riigivanema valimistel. Kes oli kindral Andres Larka? Andres Larka oli üks neist Viljandimaalt pärit meestest, nimelt oli sündinud tollases Kabala vallas ja oma hariduse muidugi saanud Vilno sõjakoolis ja Nikolai sõjaväeakadeemias, nii et kõrgelt haritud mees muidugi. Ja vabadussõja aeg teenete eest autasustatud Vabaduse ristiga. Võib-olla ka huvitav oleks märkida seda, et ka meie lõunanaabrid lätlased omistasid Andres Larkale oma Karutapi-ordeni. Nii et tegemist oli igal juhul silmapaistva mehega, olnud sõjaministri abiks ja mitmetel juhtivatel kohtadel, seni kuni tervis tal lubas. Aga kuidas ta täpselt nüüd sattus vabadussõjalaste etteotsa? Võib-olla see, et ta oli suhteliselt selline tasakaalukas, ei tunginud väga esile ja ei olnud ka võib-olla neile, kes olid ambitsioonikamad, ei olnud väga tülikaks isikuks. Igal juhul jõudis ta olla alates sellest ajast, kui loodi Eesti Vabadussõjalaste Keskliit, siis esimese kongressiga 1930. aasta jaanuaris, kuni ajani, kui üldse see organisatsioon siis sügisel 1933 suleti ja tema järglane, siis Eesti Vabadussõjalaste Liit, omakorda siis suleti 1934. aastal märtsikuus, jõudis olla selle eesotsas. Kuid lisaks Larka kandidatuurile, nii kummaline kui see ka ei olnud, pakkus Artur Sirk ühe võimaliku riigivanema kandidaadina välja ka Johann Laidoneri. Lisaks olid liikvel jutud, et ka Konstantin Pätsile tehti sama ettepanek, aga tema lükkas selle tagasi, kuna ei olnud huvitatud vabadussõjalaste juhtnööride järgi käima. Mis mees aga oli Johann Laidoner? Igal juhul oli Artur Sirk see mees, kes toetas igati Andres Larkat presidendi kandidaadina. Ja ka ülejäänud, olgu see Theodor Rõuk või siis ka need ülejäänud mitmed vabadussõjalaste juhttegelased olid vägagi rahul Larka isikuga. Ju siis tema tagasihoidlikkus oli üks neist voorustest, mis ülejäänud poliitilisi tegelasi, kes selleks hetkes 33-34 olid jõudnud organisatsiooni nii-öelda tippu, et olid valmis ja nõus Larka isikuga presidendi toolile. Tõsi, enne küll oli ka kõne all olnud kindral Johann Laidoneri isik presidendi kandidaadiks, kuid tõenäoliselt oli Laidoner siiski persoonina tunduvalt jõulisem, sest tema enda tegevus vabadussõjas sõjavägede ülemjuhatajana oli seda näidanud, et ta on resoluutne mees. Täpselt samuti oli ju Laidoner olnud 1. detsembril 1924. aasta mässu mahasurumise puhul taas sõjavägede ülemjuhataja ametipostil ja tõenäoliselt tema tõesti selline
jõuline tegutsemine ei pruukinud meeldida võib-olla mõnele teisele vabadussõjalaste tipus olnud juhile, ennekõike muidugi Artur Sirgule, kes ju pidas silmas enda saamist peaministriks. Artur Sirkil oli Johan Laidonerile seoses tema presidendikandidaadiks määramisega ka 2 tingimust. Peale riigivanema ja Riigikogu valimiste võitu määrab Johan Laidoner peaministriks Artur Sirki ja Kaitseväe ülemjuhatajaks saab kindral Andres Larka. Üldjoontes oli Johan Laidoner Sirki tingimustega nõus, oponeeris siiski Larka määramise vastu kaitsejõudude ülemaks. Kuid milleks oli Artur Sirkil üleüldse tarvis Laidoneriga läbirääkimisi pidada, kui käisid samal ajal jutud, et Artur Sirk olla öelnud, et vabadussõjalased võiksid presidendiks panna kas või laternaposti. On muidugi kõva kahtlus, et need sõnad on hiljem Sirgule suhu pandud ja jumal teab, mida ta tegelikult ütles ja kui ka midagi taolist ütles, siis mida ta seejuures mõtles, et ma neid sõnu eriliselt ei tähtsustaks, et juba kas või sellepärast, et telefoniposti võib panna ju küll presidendiks, aga see president peab suutma midagi teha ja vastavalt vabadussõjalaste enda põhiseadusele oli ju presidendi võim või riigivanema võim ikkagi märkimisväärselt suur ja seda märkimisväärselt suurt võimu telefoniposti ei teosta. See võis käia võib-olla ainult selle kohta, eks ole, et vabadussõjalaste populaarsus on nii suur, et nad võivad lasta valida riigivanemaks, keda nad ise tahavad. Aga mitte seda, et see tegelikkuses nii võinuks olla. Kindral Johan Laidoneriga läbirääkimisi pidades oli Artur Sirk lootnud oma mõjuvõimule vabadussõjalaste hulgas. Ent siiski, 16. detsembril 1933 toimus vabadussõjalaste keskliidu juhatuse koosolek, kus otsustati, et vabadussõjalaste presidendikandidaadiks saab just nimelt Andres Larka, mitte Johan Laidoner. Seega Sirki plaan kukkus läbi, kuna ta jäi vabadussõjalaste hulgas vähemusse. On ju selge see, et ega väga kindlaid plaane enne valimisi teha ei saanud, et vabadussõjalased võisid ju loota ja kindlasti lootsidki, et nad saavutavad 6. Riigikogus absoluutse enamuse ja võivad kujundada valitsuse ja küllap ehk siis Sirk oleks tõepoolest tahtnud selles valitsuses peaministri kohta saada. Aga jällegi, kui nad nüüd ikkagi ise tahtsid ausalt järgida enda koostatud põhiseadust, siis peaministril riigivanema mõjutamiseks erilisi vahendeid ei olnud, vastupidi küll. Nii et Sirgu rolli või mida ta endale kavandas pärast võimule tulekut ei maksaks üle tähtsustada. Ma julgeksin oletada, et ta siiski kavatses valitseda Eestit või vabadussõjalased üldse kavatsesid valitseda Eestit põhiseaduse alusel. Vabadussõjalased olid oma kokkulepet murdnud. Peatselt sai Laidoner teada, et tema kandidatuur Vabadussõjalaste liidus läbi ei läinud. See oli ka üheks põhjuseks, miks temast sai vabadussõjalaste lepitamatu vaenlane. 17. detsembril 1933. aastal toimus ajaloo suurim vapside kongress siin Estonia kontserdimajas. Kohale tuli 1019 saadikut üle kogu maa. Niisamuti osales sellel kongressil 350 külalist. Avasõnad ütles kongressil Andres Larka, Eesti vabadussõjalaste ajutise juhatuse esimees. Ta meenutas vabadussõjalaste 1931. aastal toimunud kongressil paika pandud tegutsemissuundasid. Põhiseaduse nimel peetud võitlus oli osutunud suurimaks vabadussõjalaste õnnestumiseks. Sellist edu ei olnud osanud mitte keegi ette näha. Samal kongressil laideti maha ka Laidoneri kandidatuur presidendi kohale. Kongress kiitis presidendikandidaadiks ühehäälselt Andres Larka. 24. jaanuaril 1934. aastal toimunud uue põhiseaduse jõustamine oli liikumise suur pidupäev.
Põhjalikult kajastati seda ka vabadussõjalaste häälekandjas Võitlus. Peomeeleolu vaibudes asusid vabadussõjalased valmistuma tulevasteks riigivanema ja Riigikogu valimisteks. Sotsid seadsid oma presidendikandidaadiks August Rei, vabadussõjalased Larka, asunikud Laidoneri ja põllumehed Konstantin Pätsi. Selleks, et enda presidendikandidaati kinnitada, oli vaja koguda 10 000 toetushäält. Vabadussõjalaste nii-öelda propagandaülem doktor Hjalmar Mäe asus aktiivselt uurima Pätsi ja Laidoneri tausta. August Rei isikut ei peetud üldse nii oluliseks, et tema minevikuga tegelema hakata. 1934. aastal ilmus vabadussõjalaste ajalehes Võitlus ka pikk artikkel Laidoner majandusmehena, kus kirjeldati Pätsi ja Laidoneri erinevaid hämaraid tehinguid Harju Maapangas ja ka Scheeli pangas ning teistes firmades, millega siis Päts ja Laidoner olid vabadussõjalaste pahameele ära teeninud ja milliseid tehinguid olid nemad teinud eelnimetatud pankades ja firmades. Päts ja Laidoner tegelesid paljude asjadega. Päts ja Laidoner tegelesid poliitikaga, Päts ja Laidoner tegelesid majandusega, Päts ja Laidoner tegelesid põllumajandusega, kui seda võib nagu veel majandusest, ütleme rahandusest ja tööstusest eraldada. Ja pahameeled, et on nad tagantjärele ära teeninud ennekõike loomulikult mitte oma majandustegevusega, vaid ikkagi selle õnnetu 1939-40 aastaga, natukene vähem õnnetu 1934 aastaga, ehk siis vaikiva oleku kehtestamisega, ja selle pahameele on nad kindlasti õigustatult ära teeninud. Ise küsimus, kuidas hinnata neid nüüd majandusmeestena. Noh, jah, ega see ilus ei olnud Tsaari-Venemaa kulda või seda, nagu öeldi, verist kulda pesema hakata ja seda siis Venemaalt Lääne-Euroopasse müüa. Aga samamoodi eetiliselt küsitav on ju ka nende läänepankade tegevus, kes seda Eestis puhtaks pestud kulda vastu hakkasid võtma. Ei olnud ju mingi saladus, et Eesti Vabariigis ei ole kullakaevandusi ja nad tegelikult teadsid, mida nad teevad. Ja peale selle, ega seda kullavahendusoperatsioonides sellega olid seotud õige mitmed tegelased. Päts ja Laidoner oma Harju panga kaudu oli ainult üks pisikene seltskond, tegelikult sealt käis ilmselt väiksem osa sellest kullast läbi. Klaus Scheel oli ju üks põhilisi tegijaid, Mihkel Punga pangakontor sai seeläbi endale just nimelt jalad alla ja tegelikult ju ka Eesti Riigikassa ja Eesti Pank teostasid neid kullavahendusoperatsioone, nii et kui veidikene laiemalt vaadata, siis Pätsi ja Laidoneri kullavahenduse küsimusi ei ole nagu erilist põhjust tänapäeval hukka mõista või sel juhul tuleks seda hukkamõistu laiendada märksa suuremale seltskonnale. Ometigi valasid vabadussõjalased oma artikliga õli tulle ja kättemaksust hoolimata avalikustasid Laidoneri räpased afäärid. Vabadussõjalased avalikustasidki Laidoneri afäärid, et veebruaris 1934 ju ajalehes Võitlus ilmus terve lehekülg Laidonerist nii-öelda majandusmehena ja seal olid mustvalgel ja küllap ehk suurendatultki, kuna tegemist oli ju poliitilise rünnakuga, küllap siis suurendatultki kõik need kitsaskohad ja kõik need etteheiteid, mida Laidoneril teha võis. Ja vähemasti kui uskuda Hjalmar Mäe mälestusi, siis tema on ju väitnud, et samasugune materjal oli olemas ka Konstantin Pätsi kohta ja see jäi lihtsalt avalikustamata, kuna 12. märtsi riigipööre tuli enne peale. Siit võiks ju püstitadagi hüpoteesi, et kas Päts 12. märtsil pööras riiki just selleks, et nendest süüdistustest lahti saada või mingil muul põhjusel. Aga küsimus on muidugi selles, et kui süüdi Päts ja Laidoner tegelikkuses olid. Jah, Laidoner sattus suurtesse võlgadesse, jah, 27. aastal Teemanti valitsus kustutas 3 miljoni marga ulatuses tema võlgu, aga ega keegi ei olegi ei tollal ega hiljem Laidoneri mingisuguseks ärigeeniuseks pidanud. Kindralstaabi akadeemias eraäri ei õpetatud. Ja lisaks sellele Laidoner oli ju paljuski ka nii-öelda sundseisus, eks ole, 20. aastal vabadussõda lõppes ära, ta võeti maha mitte ainult ülemjuhataja kohalt, vaid ta ju läks lausa erru, ta jäi igasugusest sissetulekust ilma. Nii et ta tahes või tahtmata pidi otsima mingisuguseid muid võimalusi äraelatamiseks ja teiselt poolt 20. aastate algus on ju see
niinimetatud majandusbuumi aeg, kus igaüks, kellel vähegi raha oli ja kes vähemalt arvas, et tal nupp ka natukene nokib selle koha pealt, sööstis äritegevusse ja lootis ratsarikkaks saada ja Laidoneri nimi ju maksis, eks ole, kui mõni seni tundmatu ärimees sai endale kompanjoniks kindral Laidoneri, see kõlas ju hästi, pangad andsid laenu, nii mis mühises. Ja seetõttu ei olnud kindlasti Laidoner üksi süüdi oma ebaõnnestunud ärides ja oma suurtes võlgades, aga muidugi ei ole vastupidi põhjust ka kiita teda ja selles mõttes oli ju vabadussõjalaste etteheited õigustatud, et kui mees ei tule oma isiklike äridega toime, kuidas ta siis mõtleb riigi majanduse juhtimise või suunamisega toime tulla. Aga et see tegi Laidonerile pahameelt, sellised rünnakud, see on muidugi ka vaieldamatu ja kindlasti oli see üheks lisapõhjuseks, miks Laidoner vapsidele selja pööras ja nendest enam midagi teada ei tahtnud ja neile ränkasid karistusi nõudis. Ja teiseks suuremaks põhjuseks oli muidugi juba varem see, eks ole, et kui esialgu oli Sirk pidanud läbirääkimisi Laidoneriga kui võimaliku vabadussõjalaste presidendikandidaadiga, siis detsembris toimunud kongressil ju hüppasid vabadussõjalased nii-öelda alt ära, seda siis Laidoneri seisukohalt vaadatuna ja esitasid hoopis Larka riigivanema kandidaadiks. Laidoneril oli isiklikuks solvumiseks põhjust küllaga, rohkem kui küllaga, ainult et kas selline käitumine on ka riigimehelik ja kas riigijuht ja poliitik tohiks niimoodi käituda, nagu Laidoner käitus, see on juba teine küsimus. Mitte ainult Laidoner ei olnud vabadussõjalaste peale solvunud ja vihane, vaid nende edu ajas marru ka riigivanem Pätsi. Alanud allkirjade kogumise kampaanias läks Larka teiste kandidaatide ees kohe pikalt juhtima. Juba esimesel päeval sai Larka 20 000 häält. Kurikuulsaks 12. märtsiks aga ei olnud Pätsil veel 10 000 häält koos. Kampaania lõpuks oli Larkal 64 658 häält, Laidoneril 38 493, Pätsil 18 577 ja Reil ainult 5071 häält. Kuid kaugemale selle aktsiooniga ei jõutudki. Igatahes lugupeetud ohvitseridki hoiatasid vabadussõjalasi kriitilise olukorra saabumisest ja võimalikust kättemaksust. Kindralmajor Aleksander Tõnissoni, nii nagu ka teiste kindralite ja kolonelide, kes olid tegevteenistuses, seos vabadussõjalastega on üsna kahetine. Ühelt poolt olid nad kõik vabadussõja veteranid või peaaegu kõik, mõni üksik erand välja arvatud. Ja seega kuulusid nad kahtlemata vabadussõjalaste organisatsioonidesse, vähemalt seni kaua, kuni tegemist oli veteranide organisatsiooniga. Niipea kui vabadussõjalaste organisatsioonid muutusid poliitiliseks rahvaliikumiseks, olid nad sunnitud sealt ju ametlikult lahkuma. Aleksander Tõnissoni roll oli seetõttu veel eriti keeruline, et tema oli ju sel perioodil juhuslikult kaitseministriks ja kuuludes ise Narva Eesti Vabadussõjalaste Liidu asutajate ja juhtide hulka, pidi ta kõigepealt ise distantseeruma kogu liikumisest ja ühtlasi andma ka korralduse, et ka kõik ülejäänud tegevteenistuses olevad kõrgemad ohvitserid vabadussõjalaste liikumise juhtkonnast välja astuksid. Lihtliikmeteks nad võisid jääda, aga juhtkonda mitte kandideerida kuskile ei tohtinud, seda nõudis kaitseväeteenistuse seadus. Aga samas ei kaotanud nad ju kontakte oma endiste kaaslastega. Organisatsioonist võisid nad välja astuda, millised olid ühe või teise kõrgema Eesti ohvitseri poliitilised tõekspidamised, kas neid üldse oli, põhimõtteliselt ei oleks tohtinud justkui olla, aga kõik me oleme inimesed ja kõik me mõtleme ikkagi millestki teiste eeskujul ja teiste moodi ja tahame ennast teistega samastada ükskõik millise grupiga. Aga loomulikult leidus ju ohvitserkonnas küllaltki neid, kes vaatamata näilisele nõutud erapooletusele tegelikult pooldasid jätkuvalt vabadussõjalaste tegevust, ka selle poliitilise vabadussõjalaste rahvaliikumise nõudmisi. Nad ei saanud seda toetust avaldada ja reeglina nad seda ei teinud, aga jällegi, eks ole, arvestades ka Eesti riigi ja Eesti ühiskonna väiksust,
oldi ju suurepäraselt informeeritud sellest, mis kuskil toimub, mida keegi kuskil planeerib ja loomulikult üritati üksteisele siis nii-öelda anda vihjeid või nõuandeid või anda mingisuguseid soovitusi, teha selgeks, mis võiks juhtuda sel juhul, kui teie toimite nii, millised võiksid olla vastusammud. Ja selline suhtlus toimus ju päris tihedalt, tagantjärele muidugi praktiliselt võimatu kindlaks teha, kes ja kui palju vabadussõjalastega suhtles, kes ja kui palju neid toetas, kes ja kui palju Pätsi ja Laidoneri poole juba enne riigipööret oli asunud. Et räägitakse ju muuhulgas ka sellest, et Nikolai Helk, eks ole, see tulevane kindral ja sõjaringkonna kohtu esimees, kes vabadussõjalased 36. aastal kinni pani 20 ja 15 aastaks sunnitööle, mõistis, et seesama Nikolai Helk olevat ju ka 32.–33. aastal vabadussõjalaste juhtidega olnud ühenduses ja andnud teada, et ta pooldab nende poliitilisi vaateid. Kas see nii oli või see nii ei olnud, ei julge kinnitada. Sirk arvatavasti ei uskunud, et Päts söandab sooritada riigipöörde valimiste eel, kui vabadussõjalastel on rahva hulgas nii suur toetus. Oletada võib ka seda, et kui Sirk kuulis, et info pärineb politseist, võis ta arvata, et see on provokatsioon, et ärgitada vabadussõjalasi mingitele aktsioonidele, peale mida oleks valitsusel tekkinud seaduslik alus Eesti Vabadussõjalaste Liit sulgeda. 12. märtsi varahommikul kehtestas Päts üleriigilise kaitseseisukorra. Sisekaitseülema Laidoneri käskkirjaga keelati Vabadussõjalaste Liidu tegevus. Keelati kõik poliitilised koosolekud ja muu säärane tegevus. 16. märtsil lõpetati Riigikogu tegevus ja 19. märtsil lükati määramata tähtajaks edasi kõik riiklikud valimised. Poliitilise politsei töötajad vahistasid kohal viibinud inimesed, majad otsiti läbi. Poliitilise politsei ametnikud ja Kaitseliidu liikmed arreteerisid üle Eesti vabadussõjalasi. Vahi alla võeti circa 500 inimest, kellest osa küll üsna ruttu vabastati. Uurimise alla jäi siiski 425 vabadussõjalast. Kinni võeti kõik vabadussõjalaste juhid, välja arvatud Andres Larka. Üle riigi aeti vabadussõjalasi minema nende kodudest ehk teisisõnu küüditati. Vabastati töölt, vallandati, kiusati taga, toimus meeletul hulgal õiguse rikkumisi, mille pikemaks analüüsiks antud saates igatahes aega kahjuks ei ole. Selge on see, et toimus väga räige ebaseaduslik riigipööre. Ebaseadusliku riigipöörde vandenõu saladustesse olid pühendatud kindral Johann Laidoner, riigivanema kohusetäitja Konstantin Päts, kohtu- ja siseminister Johann Müller ning poliitilise politseiülem Johannes Sooman. Arvatavasti samamoodi kaitsevägede staabiülem kindral Nikolai Reek. Johann Laidonerist sai riigi sisekaitseülem ja isehakanu Konstantin Päts jätkas loomulikult riigi vanemana. Rahva seas nimetati viinapudelit 3/4 liitrist vanasti riigivanemaks. Väikese veerandliitrise pudeli nimi oli aga asunik. 1934. aasta kevadel muutus kõik. Riigikorra muutudes sai riigivanemast endast kui 3/4 liitrisest viinapudelist isehakanu. Isehakanu oli oma positsiooni kindlustanud. 15. märtsil 1934 esines ta Riigikogu ees kõnega, kus põhjendas enda samme nii, et vabadussõjalased on rahva ära hullutanud, pöördesse ajanud ega suuda ise tekitatud olukorra eest vastutada ega seda kontrollida. Loomulikult ennast pidas härra igati teo- ja vastutusvõimeliseks. Siitsamast Peeter Esimese lossi spetsiaalselt enda jaoks ehitada lastud korteri aknast, mille vaade avaneb kusjuures pallisaali, jälgis isehakanu huviga enda poolt kõrgetesse ametitesse määratud hampelmannide pidustusi ja paraade.
tema jaoks oli nüüd kõik ülimalt lihtne. Kõiki malendeid mängulaual sai nihutada ainult tema ja tema isiklikult. Ent midagi toimus ka isehakanu silmade eest varjatult. Malendid, kes olid mängulaualt minema löödud, arvasid siiski, et partii ei ole veel läbi. Sellest hetkest saigi alguse vabadussõjalaste põrandaalune liikumine. Aga sellest räägime me juba oma järgmises saates täpselt nädala pärast, kui saatus soosib. Eesti vasu mehe